Tere tulemast Park Inn by Radisson Meritoni. Oleme täna siin selleks, et mitte puhata, vaid just vastupidi, rohkem trenni teha. Räägime kahe treeneriga, kes annavad näpunäiteid, kuidas trenniga alustada, mis on siin trenni võimalused, nii siis kuival maal kui ka vees ja kuidas pärast siis seda pinget natukene maandada ja siis lõõgastuda. Aga muud ei olegi. Lähme sisse, vaatame järgi. Nii, nüüd oleme kinni püüdnud ühe Meritoni treeneri, et tegelikult küsimegi kohe, et kellega on tegu ja mis trenne ta siin täpsemalt annab? Minu nimi Lauri Pirkan. Olen siin tegutsenud juba alates 2012. aastast ja praegu annan põhiliselt ujulastrenne ja siis saalis ka ühte sellist rahulikumat trenni. Aga miks ma nüüd veetrenne just annan või miks mehed võiksid veetrenni tulla, siis esimene, mis kohe pähe tuleb, on see, et kõik tahavad ju õudselt meil kaalust alla võtta. Ja jube hea on seda veest alustada, sest seal sa oled kaalut olekus ja kuna ma teen veel sellist mehelikumat trenni nagu akvakombat, siis kõik, kes kunagi on karateed teinud näiteks ja tahavad ennast samamoodi liigutada, siis vees on tore alustada seda asja. No võt, et kui tahate Meritoni tulla mingite trennidega, võib-olla mitte nii traditsiooniliste trennidega tegeleda, siis Lauri kindlasti aitab. Aga tegelikult uuriks ka, et mis trenne sinu isiklikult veel soovitad, kui näiteks ongi inimesel mingisugune põhjus, miks ta just nii-öelda vette ei saa minna, äkki siis tervislik põhjus, et mis oleks veel mingid trenni, mida sina soovitaksid? Jälle sellised rahulikud süvalihastreeningud, kus pulssi kõrgeks jäeta, kus on meeldiv muusika, kus on sellised harjutused, mis siis mõjuvad süvalihastele, liigestele, kõõlustele. Et näiteks ma ise annan füsioteraapialist treeningut, mis on inspireeritud füsioteraapiast. Ehk siis klassikaline füsioteraapia on tavaliselt alati personaalne lähenemine, on füsioterapeut ja klient. Aga mina siis tegelen rühma inimestega, kus ma pean siis kõike jälgima, mis nad teevad. Uurime täpsemalt ka natukene jõusaali kohta, et mis siin need võimalused on, mida täpsemalt siin teha saaks ja kuidas siis üldse võiks alustada? No alustada võiks alati nii, et rahulikult ja vähehaaval sealt hakata koormust suurendama, nagu ikka räägitakse. Aga võimalused on meil siis sellised, et tegemist on sellise esiteks asukoht, kesklinn, mõnus tulla korraks, hüpata töölt üks tunnike teha. Ja siin on palju olnud muidugi, kuna me oleme Toompea kõrval, siis on paljud sellised poliitikud meil siin käinud vahel ventamas rattaga või midagi muud tegemas. Aga üldiselt meil on selline väike kodune jõusaal, kus tekib selline kodune seltskond, et suuremates kombinaatides tavaliselt seda ei teki. Aga meil on nii, et hommikul tavaliselt käivad ühed sellised näod, keda juba eesnimepidi kõnetatakse, õhtul on teised sellised, keda kõik teavad juba. Et igas sellises jõusaalis on tavaliselt nagu oma sellised nii-öelda maskotid tekkinud ja meil on ka kindlasti sellised inimesed, kellega nagu on huvitav juttu ajada ja elust teietada pärast saunas näiteks ja selles mõttes kõik on nagu olemas, mis vaja. Jah, me ei ole uus jõusaal, me oleme tükk aega juba siin olnud kõigi nende masinatega ja neid on kindlasti kohendatud üksjagu. Aga kõik, mis vaja, on olemas, et on kardioaparaadid, on kogu kehale masinad, on eraldi saal, kus saab rahulikult tõmmata maha, venitada, paljud seda saali üles ei leia, sest see on juhitavalt ära peidetud, nagu kes on näinud filmi näiteks Enter the Dragon, kus Bruce Lee läheb peeglite tuppa, siis põhimõtteliselt seal on meil ka nagu peeglite tuba, et inimesed kõnnivad ja vaatavad, oi, ma ei teadnudki, et see ei ole peegel, see on uks tegelikult, et ma saan sinna taha ruumi veel minna. Et selline nurk on ka olemas ja lisaks, kellele boksida meeldib, boksikott ikka ripub ka, et seda luksust igas jõusaalis ei ole. Ja enne kui ise seal käisime natukene uudistamas, siis tõesti, tegelikult ütleme siis jõusaalide maailmas ta tõesti ei ole kõige suurem, aga samas kui vaadata hotelli jõusaali, siis ta on ikkagi omajagu suur ja just see kõige tagumine nii-öelda venitustuba, see meil endal ka alguses märkamata, et pärast näidata, et seal taga on veel üks pisike ruum, et tegelikult tunduski nagu seal oleks justkui peegel olnud, aga jah, tegelikult mina ütleks, et ses suhtes suuruse mõttes on väga okei ja olen ise ka siin ühe korra trennis käinud ja kõik vajalik on tõesti olemas, et
otseselt ise ei vaadanud isegi seda, et võib-olla natukene aega juba siin olnud on, et pigem on jah, kõik ilusti olemas. Ja siis muidugi olulisematele või tõsisematele treenijatele on selline hindamatu asi nagu tõstepõrand on olemas, kuhu võib ikka kangi kukutada maha, et see on oluline asi. No selge, seega ongi, siis Lauri juures saite nüüd põhilise info kätte, mida tema soovitab, millega ta siin täpsemalt tegeleb ja pärast räägime ka siis Eveliniga, kes on veel üks treener Meritonis, et siis me saame ilusti siin kogu selle laia spektrumi ilusti üle vaadatud ja tänud sulle, Lauri! Aitäh! Oleme jõudnud siis wellness osasse, kust me leidsime siis järgmise Meritoni treeneri. Et küsikski, et kellega tegu on, kaua siin toimetanud oled ja mis sa siin täpsemalt teed? Tere! Mina olen Evelin Märtson. Kaua ma siin tegelenud olen, see on väga hea küsimus. Ma arvan, et üle 15 aasta, seal võib olla 20 ligi juba. Ja ma teen erinevaid trenne. Ma teen üldkehalist, ma teen joogat, pilatest ja meditatsiooni ja ka näojoogat. Et sellist, ma olengi üritanud viia selle tegevuse rohkem laiemaks ja tuua inimesteni rohkem sellist taastust ja löögastust ka. Näiteks pilates toetab hästi kõiki teisi spordialasid. Et sobib üli hästi meestele, kes tegelevad tennise ja golfiga näiteks, et kui on kehapooled ebavõrdsed, siis ta aitab sellist poolte ühtlust tasakaalustada. Tänapäeval üli palju on inimestel selgrooga probleeme, ülisamba ära nihestumised, pooled ei ole võrdsed, ehk siis pilates on ülimalt tõhus selliste valude puhul, ja ebamugavuste puhul, et aitab keha siis harmooniasse viia rohkem ja taastab siis neid siselihaseid, mida me kasutame vähem, väiksemaid lihaseid, mis ka nagu eriti meestel on jäänud tahaplaanile, et tahetakse ikkagi teha suuremaid lihasrühmi, et siis kasvatada endal seda massi võib-olla, aga ülioluline on saada ka sisemist sellist, et keha hoiak oleks sirge, rüht hea, kõik energia, veri voolaks ja lümf voolaks ilma takistusteta ja oleks selline mõnus enesetunne ja ka vigastuste puhul, et taastab vigastustest väga hästi. Okei, ehk siis pilates suuresti ongi, ta on justkui siuke toetav trenn, aga samas ka siuke taastustrenn. Täpselt. Meeste jaoks, okei. Ja, aga ma teen sellist fitness pilatest, et sealt saab ikkagi ka nagu päris hästi vormi, et ikkagi saab higi lahti, et ei ole lihtsalt selline kerge treening väga. Okei, aga ütleme, kui mõnel meesterahval näiteks on huvi natukene rohkem seal basseinis näiteks mingi trenni teha, et mis võimalused selle jaoks siin oleks? Siin on erinevad vesiaeroobika treenerid, kes teevad vesiaeroobika tunde. Vesiaeroobika on samamoodi hästi taastav. Ja kui on näiteks kehakaaluga probleemid, siis vesi võtab selle massi ära ja aitab nagu liigutada ilma liigeseid koormamata, et see on nagu selline mõnus taastav ja samal ajal siis masseerib keha lümfiringet. Okei, ja kui nüüd ütleme siis, meil on mõni meesterahvas, kes mõtleb, et tahaks trenni teha, aga ei tea täpselt kust alustada, et alati on ju variant mingisugused siuksed suuremad, näiteks jõusaalid ja asjad, et mis oleks nagu alguspunkt selle jaoks, et kuidas nagu kõige paremini saada siis kõige optimaalsem tulemus? Kõigepealt ma soovitan võib-olla hakata katsetama, et käia erinevates trennides ja võimalik on ka võtta konsultatsioon eratreeneri näol, et üldse rääkida, et mis teeb muret, mis on eesmärgid ja vastavalt sellele siis treener paneb talle kava kokku, et mida võiks proovida. Aga kui tulla lihtsalt, siis proovidagi erinevaid trenne, et anda võimalus ja ka ühte trenni, näiteks pilatestki või
või veetrenni või joogat teeb üks treener teeb ühtemoodi, teine teistmoodi, et igal treeneril on oma käekiri ja oma energia, et siis nagu seda lihtsalt läbi tunnetada ja katsetada, et algus ongi selline katse-eksitusmeetod, ütleme nii, ja anda rohkem võimalust kui üks kord. Arusaadav. Aga kui nüüd, ütleme, oledki hommikul siin ära käinud, trenni ära teinud ja sooviksid nüüd natukene siis aega maha võtta, natuke lõõgastuda, et mis variandid selle jaoks Meritonis on? Meritonis on ülimalt head lõõgastusvõimalused, et on võimalik minna massaaži, on võimalik minna sauna, siin on mitu erinevat sauna, on võimalik veekeskuses ujuda, mullivannides lõõgastuda, on võimalik tulla venitustrenni peale näiteks jõusaali, joogasse. Me teeme ka soolakambris meditatsioone, mis on siis hästi tõhusad, eriti talveperioodil, aga meil siin Eesti suvi, nagu ka praegu me näeme maikuud, on suht jahe ja tuuline, et see sool aitab siis ka meie hingamisteid ja üldse sellist immuunsüsteemi turgutada. Ja lõõgastumine, et me kõik vajame lõõgastust üha enam ja enam, et kui me näeme, mis maailmas toimub, just kui maailm põleb, siis see lõõgastusmoment on nagu see nagu kõige olulisem praegusel hetkel, et ehk siis jällegi võib minna rühmatreeningusse, venitusse lihtsalt, kui tahta olla omaette ja ka võib siis mediteerida soolakambris. No selge, seega siit on siis juba teisele treeneri poolt üle käidud erinevad trennivõimalused ja nüüd ka siis lõõgastumisvõimalused, mis on ka, nagu kuulsite, väga-väga oluline.